Ma ütlen päris ausalt, et selles mõttes, et taasiseseisvumine on pikk protsess. Ei ole minu jaoks seda ühte konkreetset päeva, et siis oleks nüüd midagi eriliselt tähelepanu peetud või eriliselt pidutsetud. See oli protsessi üks jätk nagu. See sama iseseisvuse ideaal, et tol hetkel siis inimesed ütlesid, et majandus oli väga nagu põhjas ja inimesed ütlesid, et sööme kas või kartulikoori, aga peaasi, et saame vabaks. Kui tuli nii-öelda taasiseseisvumise eelne aeg ja kõik need märgid ja hakkasid toimuma erinevad sündmused, siis muidugi oli nagu uhke tunne ja sa mõtlesid kaasa ja elasid kaasa. Nii et igal juhul ju positiivselt. Võib-olla kuskil ka seal võib-olla 80-ndatel ei olnud see usk sellesse nii konkreetne, et jah, et tuleb rahvarinne ja asjad lähevad nagu paremaks, aga et seda, ma ei oska öelda, kui palju oli neid, kes 100% uskusid seda, et Eesti ikkagi taastab oma selle iseseisvuse. Aga muidugi meie noored olime ikka sellised, et Tihemetsast 7 kilomeetrit jalapeolt tulime, siis ikka laulsime Koitu ja niisuguseid asju ma mäletan, et loomulikult suhtuti väga hästi. Lihtsalt me olime alles ju lapsed. Sina käisid siis Pärnu muinsuskaitsepäevadel? Juhtus jah selline asi, et see oli vist 88. aasta oktoober. Et ma sattusin sinna täiesti juhuslikult, et oli ajalehes selline teadaanne, et Pärnus selline asi toimub ja see oli just see esimene ärkamise aja aasta ja kõik need sündmused olid alati väga põnevad, et mina sellise 13-aastase koolipoisina ütlesin oma emale, et nüüd tuleb kindlasti minna, et selline asi on Pärnus toimumas. Et varem oli toimunud, me olime lugenud ja telekast näinud üritustest Tallinnas ja Tartus, et see oli selline esimene asi, mis Pärnus toimumas oli. Kas keegi proovis kuidagi seda üritust takistada ka? Seda üritust minu teada mitte, sest muinsuskaitse selts tol ajal tegutses täiesti ametlikult. Ja see rongkäik, mis küll kujunes selliseks rahvusluse manifestatsiooniks, oli lubatud võimude poolt. Kindlasti seda rongkäiku jälgiti. Aga mis oli naljakas, oli see, et me sattusime kuidagi sinna rongkäiku endasse, sest tegelikult oodati inimesi rongkäiku vaatama, aga kuna me elasime Vallikääru lähedal, siis me sattusime Vallikääru ja ühinesime siis Pärnu kolonniga emaga. Tegelikult meid keegi sinna nagu planeerinud ei olnud, et see oli täiesti meie oma initsiatiiv. Et siis me uhkelt marssisime läbi Pärnu sinimustvalgete lippude ja tõrvikute all, et see oli selline väga uhke tunne. Rahvast oli seal ausamba avamisel murdu ja õhkkond oli muidugi aupaklik meie esimesele presidendile ja sellele vabadusele, et see oli vägev. Taastada see ausammas, mis 44. või lässi lõhku. Ma mäletan seda, et ma käisin seal ja ostsin need pildid. Ma ostsin need esimese ausamba avamise pildid selles taasavamisel. Ja esimese ausamba piltidega, sellest võib ka pikki lugusi rääkida. Kirjelda mõnda erinevat mälestust seoses Konstantin Pätsi ausamba avamisega. Ma olin jube kurb, sellepärast, et enne seda olid seal minu veel väiksema lapsepõlve kõik ilusamad jaanituled seal platsi peal. Ja loomulikult, kui see plats tehti nüüd hiiglama uhkeks, mitte ühtegi jaanitult seal enam ei peetud. Milline oli üleüldine kooli õhkkond? Kui mõelda vanalinna kooli peale, siis eks ta oli selline revolutsiooniline, et sellised teismelised minusugused, meil oli ka need sinimustvalged igasugused kleepsud ja mida rohkem, seda uhkem. Mäletan, siis olid moes sellised kitsad nahklipsud, et siis ma lõikasin kuskil kleepsu pealt välja sellise väikse sinimustvalge riba ja kleepisin oma nahklipsu peale ja siis kõik tegid kodus sinimustvalgeid märke, et need oli väga popp kanda kooli vormi peale. Võib-olla siis tuli nagu rohkem, et ütleme, et tänapäevaga võrreldes on ikkagi sinimustvalget tollal oli nagu iga eestlase auasi, et tal on hoovis või kapi peal. Ma ütlen, et see taasiseseisvumise periood, selles mõttes oli tore, et minu isa õde töötas Marati Tšehhis ja siis küll, et ta saatis siis kogu perele sellised toredad
sinimustvalged särgid, mida siis kõik hästi rõõmsasti kandsid, et igal juhul, kui seda sümboolikat juba tohtis kasutada, igal juhul kasutasime. 20. august 1991. Asjad olid juba nii vabad, et võis Soome tööle minna, aga Soome sai tööle viisaga. Ja meie vanade sportlaste kaudu ajasime viisat pool aastat ja maksime selle eest ränka raha, 500 rubla või midagi. No see oli sel ajal nagu suur raha. Ja siis saime selle viisa kätte ja siis läksime 20. augusti hommikul. Oli meil laevapilet ostetud, et me läheme esimest korda Soome tööle. Ehkki kirjade järgi me läksime spordilaagrisse. Soome televisioonis vaatasime iga päev kõiki neid tankidega ja kõiki neid juhtumisi. See näidati nagu väga täpselt, mis oli üllatav. Ja seal me nägime seda, kuulsime, et ma kahjuks ei saanud kohal olla. Või no ei osanud niimoodi arvestada, et see niimoodi juhtuma hakkab. Ma olen üsna kindel, et ma olin oma Pärnu kodus ja ma vaatasin televiisorist ülemkogu, praeguse Riigikogu ülekannet. Sest mul on üsna hästi see hetk meeles, kui iseseisvusdeklaratsioon vastu võeti. 20. augustil olin ma oma ema juures ja ma vaatasin televiisorit. Ja võib-olla tegin ka midagi muud, aga seda ma küll mäletan, et televiisor oli kogu aeg lahti ja ma mäletan ka seda momenti pärast kella 11 õhtul, kui siis käis haamrilöök ja anti teada, kui palju poolt oli sellele, et Eesti on nüüd uuesti iseseisev. Milliseid emotsioone sinust tekitas, kui sa said teada, et Eesti kuulutati taasiseseisvunuks? No ikka vägev oli ja ta kuidagi vaata, kui ma vaatan täna sellesse aega, mis oli 80-ndate lõpp, 90-ndate algus, siis kõik oli kuidagi lahe ja see Eesti vabaks saamine oli üks võimas asi üldse sellises võimsas elus. See oli vist, see protsess oli vist juba piisavalt kaua kestnud, et oligi vaja mingit lõpplahendust. Et nüüd ongi see ime käes, et tuleb vabariik üles ehitada, hakati moodustama ja see oli äge aeg. Väga pikalt. Pärast iseseisvumist mina ütleks, et mitmeid aastaid oli väga eufooriline ikkagi veel selles vabaduses. Mina ristirahvana ütleks, et see oli erakordne jumala arm, et Nõukogude vägede kohalolus lasti vabariik üles ehitada, mis oli täielikult Nõukogude vastane selles mõttes. Et see on erakordne. Mina ütleks, et see on üks maailma ime. Et see noored hoidke seda, mis on super.